veresoonte kirurgi, kes teevad spetsiifilise konsultatsiooni koos ultraheli uuringuga, kus kaardistatakse väga täpselt veini haiguse raskusaste, veiniklapi puudulikkus ja samasuguselt on võimalik teha ka kõige uuemate kaasaegsete meetodite raviplaan. Põhimõtteliselt Estonian Vein Clinicu raviplaanidest me kasutame 4-5 erinevat ravivõtet või modulaati. Küsimus on lihtsalt selles, et milline sobib ühele või teisele patsiendile, see sõltub sellest ultraheli uuringust ja selle haiguse raskusastmest. Näiteks meil on võimalik laseri tehnoloogiaga sulgeda teatud veinilaiendite segmente, on meil võimalik kasutada raadiosageduslikku ablatsiooni, on meil võimalik kasutada liimitehnoloogiat, vahtskleroteraapiat ja kombineerida neid erinevaid meetodeid. Et kõik meetodid tehakse pisikeste aukude kaudu ultraheli kontrolli all ja kohaliku tuimestusega. Et põhimõtteliselt patsient tuleb kokkulepitud ajal protseduuri või operatsioonile ja samas ka läheb mõne tunni pärast kohe koju. Patsient jääb jälgimisele ja jälgimisi tehakse vastavalt graafikule ja vajadusele ja nõustatakse erinevates etappides, et kui siis vajadus on. Kompressioonsukkade kandmine on veinihaigustega üks-ühele seotud, et põhimõtteliselt kõik teaduslikud uuringud ja tõenduspõhisus tänapäeva maailmas soovitab kompressioonravi, et kas on siis põlvik või ravisukk või sukkpüks, sõltub haiguse raskusastmest, aga põhimõtteliselt maailmas on ainult üks metoodika, ravimetoodika, mille puhul ei ole kohustuslik 100% ravisukkasid kanda ja see on siis liimioperatsioon. Kõik muud metoodikad, kui ka need ka kombineeritakse, vajab kandmist, kui kaua täpselt peale protseduuri või operatsiooni on vaja ravisukkasid kanda. See sõltub tegelikult siis juba sellest ravimahust ja konkreetselt raviarst siis ka ütleb, et milline see soovituslik aeg on. Krooniline venoosne puudulikkus ja varikoosi haigus oma olemuselt ehk laienenud veinilaiendid on eluaegne haigus. Ta võib olla ka algses faasis või staadiumis esteetiline probleem. Hiljem ta võib muutuda väga tõsiseks tervise probleemiks ja selle tõttu ka soovitame alati ultraheli diagnostikat teha ja selgitada täpselt, et millises staadiumis see haigus on ja vastavalt sellele ka teha spetsiifiline raviplaan. Selle haiguse lõppstaadiumiks on krooniline venoosne haavand ja selle haavandi ravi, kui see ka jala peale tekib, kui tekivad tumedamad laigud või tumedamad alad sääre alumises kolmandikus, turse ja pehme kude võib muutuda selliseks tihkemaks või tugevamaks ja puituma minna. Selle ravi on ülikeeruline ja selle tõttu soovitatakse alati eelnevalt kroonilist venoosset puudulikkust ravida, et seda haavandit ei tekiks. Põhimõtteliselt veresoonte kirurgilised endovenoossed ehk veresoonte sees teostatavad kaasaegsed operatsioonid veinilaienditele võimaldavad patsientidel olla ka vahetult peale operatsiooni ja protseduuri aktiivsed. Sõltub raskusastmest, nad saavad jalutada, võivad teha kiiremat kõndi, ei ole mingisuguseid konkreetseid takistusi, et ei saaks nagu liikuda ja peaks lamama voodis, vaid vastupidi. Millises mahus saab sporti teha, saab alati küsida konkreetselt raviarsti käest vahetult peale protseduuri või siis juba raviplaani teostamise ajal. See sõltub just täpselt haiguse raskusastmest ja sellest mahust, mida planeeritakse teha. Ämblikveene on patsientidele, mis on nähtavad sellised võrgustikud, nahasisesed võrgustikud, on väga mitmeid
erinevates piirkondades, erineva konfiguratsiooniga. Neid ravitakse ka mitmetel meetoditel ja kindlasti nendel inimestel, kellel on nähtavad ämblikveenid jalgadel, on vajalik teha ultraheli uuring just selle tõttu, et vaadata, kas sügavamates veresoonte osades on klapifunktsioonid korras, et ei ole mingisugust muud veresoonte probleemi seal foonil. Ja pärast seda, kui on ultraheli diagnostika tehtud, saab ka konkreetse plaani teha ämblikveenide ravistrateegias. Põhimõtteliselt on võimalik neid laseriga töödelda ja sulgeda on võimalik teha ka skleroteraapiat. See sõltub väga individuaalselt, millises piirkonnas, kui suur see regioon on, millise mustri ja võrgustikuga on, ehk siis tegelikult tähendab seda, et ise peale vaadates ämblikveenidele ei saa me konkreetselt ka enda jaoks plaani teha, vaid tuleb ikkagi minna erialaspetsialisti juurde Estonian Vein Clinicusse ja teha konkreetne raviplaan. Ei pruugi olla ainult üks protseduur, mõnikord on vaja teha mitmeid protseduure, et saada hea esteetiline kaugtulemus. Et põhimõtteliselt, kui me räägime kroonilisest venoossest puudulikkusest, sellisest haigusest, mis hõlmab alaesemete veenide haigust erinevates raskusastmetes, siis rahvusvahelises klassifikatsioonis tänapäeval on eristatud 6 erinevat staadiumit, mis oma olemuselt ämblikveenide pilti momendil selles reas siin pole olemas, aga ämblikveenid on esimene staadium. Teine staadium on selline veenihaigus, kus esinevad juba veini komud, mis on nähtavad nahaaluses koes. Kolmas staadium on siis, kui on tekkinud kroonilise venoosse puudulikkuse tõttu turse. 4. staadium on siis, kui on tegemist juba näiteks sääre alumise kolmandiku osa kas siis pruunusega, mis on pigmentatsioon meditsiinikeeles, turse indulatsiooniga ehk siis selle pehme koe puitumisega ja 6. staadium on siis, kui on tekkinud juba haavad. On ka 5. staadium, mis oma olemuselt on siis, kui on paranenud krooniline venoosne haavad. Nüüd, kui vaadata pinvist veenide anatoomiasüsteemi, siis me eristame peamiselt kahte süsteemi nahaaluses koes, kus veenides voolab veri siis altpoolt ülespoole, siis südame poole, veenides on rõhk madal, et meil on olemas suur süsteem, mis läheb siis sääre keskosast ja reie keskosast süvasüsteemi, on olemas nõndanimetatud väike süsteem, mis on sääre tagumisel pinnal. No, siin on. Ja konkreetselt ultraheli uuringuid, mida siis Estonian Vein Clinicus ka teostatakse, tehakse püstiasendis, siis on väga konkreetselt ka näha, on spetsiifiline protokoll, ma näitan ka kohe seda protokolli, mille puhul siis täidetakse väga konkreetsed anatoomilised piirkonnad, mõõdetakse ja vaadatakse klappide funktsiooni, et kuidas klapid töötavad, tehakse spetsiaalseid provokatsiooniteste ja hinnatakse erinevaid regioone selleks, et kaardistada täpselt selle veinihaiguse raskusaste. No, kui nüüd rääkida operatsioonidest või protseduuridest paari sõnaga, kuidas uusi metoodikad ehk endovenoosseid tehnikaid teostatakse, mis tähendab siis oma olemuselt kõik tegevus veini siseselt ehk veini sees. Me läheme pisikese kohaliku tuimestuse funktsiooniga veini sisse, kõik toimub ultraheli kontrolli all ja oma olemuselt patsient tuleb opituppa ja läheb opitoast paari tunni pärast või tunni aja pärast minema oma jala peal. Räägime paar sõna ka kõige uuemast ravimeetodist, mida on võimalik siis veinilaiendite raviks kasutada tänapäeval. Põhimõtteliselt on tegemist liimisüsteemiga, siin on küll kirjas bioliim, aga tegemist on siis liimiga, mille firma nimetus on Venasiil ja mida viiakse see spetsiifiliselt ultraheli kontrolli all väga väikeste kogustega veresoone sisse, tekitatakse surve
ja suletakse siis puudulikult töötav veiniosa. Ajalooliselt on seda liimi ka kasutatud erinevate teiste veresoonte liimimise jaoks. See meetod või ütleme süsteem, mida kasutatakse veinilaiendite liimimiseks, loomulikult ei sobi näiteks ajuarterite laienenud kohtade liimimiseks, et see on spetsiifiliselt disainitud ja tehnoloogiliselt tehtud siis veinilaiendite liimimiseks. No paari sõnaga räägime Venasiilide. Venasiil on siis selle liimioperatsiooni nagu taustast. Tumescentsanesteesia tähendab siis kohalikku tuimestust, mis oma olemuselt liimioperatsiooni puhul ei ole vaja teostada. Seda tehakse ainult laseri ja raadiosagedusliku ablatsiooni korral. On tunduvalt vähem ka protseduuri järgselt valu ja verevalumeid, nahaprobleeme vähem ja kohene igapäevane elu on võimalik. Kompressioonnäidustus on suhteline, mis tähendab seda, et suurem osa patsientidel ei vaja kompressioonravi. Operatsiooni aeg on reaalselt kuskil 30-40 minutit, ehk ta on kuiv protseduur ja spetsiifilist mingisugust masinat või generaatorit või süsteemi liimioperatsiooni puhul pole vaja. Siin on üks näidis toodud, et on olemas liimisüsteem, mida nimetatakse Venasiil Closer Systemiks ja Closer Fast on siis raadiosageduslik ablatsiooni kateetersüsteem. Nad on pakendatud ühekordselt ja nende samade süsteemidega on võimalik siis veene seespoolt ravida kohaliku tuimestusega. Antud juhul kasutatakse raadiosagedusliku ablatsiooni puhul siis tumescentsanesteesiat ehk kohalikku tuimestust ja Venasiil liimisüsteemi korral on ta ilma narkoosita protseduur. Ainult see koht, kus minnakse veini sisse, tehakse väike kohalik tuimestus ja selle protseduuri korral siis ei ole vaja spetsiifilist kompressioonravi.